kodu, kus on kodu, kus on kodukoht? Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht? Valivere mehel Vello Salumaal oli kord 2 koera, isane ja emane. Kuna steriliseerimine on hirmkallis kuni 2500 krooni, siis maamehel sellist raha polnud. Endamisi lootis mees, et küll ta suudab loomadel jooksu ajal silma peal hoida, aga see ei õnnestunud. Varsti niutsus kuuri all 11 väikest kutsikat. Kuna mehe jaoks on igasugune elu püha, siis temast nende tapjad polnud. Esialgu lootis ta kutsadele kodud leida. Pika aja jooksul mõnele leidiski, aga selle aja jooksul oli ta alles jäänud koerad suguküpseks saanud ja hakkasid ise seksides oma vaba aega sisustama. Nüüd oli jama majas, sest koeratehas tootis loomi rohkem kui mees kodusid leida suutis. Viimati oli Vello Salumaal 46 koera. Üks arglik naaber hakkas muretsema, et mis siis juhtub, kui loomad puuridest valla pääsevad. Koerad käivad siin ka? Kevadel ja murdsid mul tõupuhta kollimaa ja... Naaber kaebas Võsa Peetrile ja kutsus mehe koos võttetiimiga kohale. Naabri väitel olla Vello Salumaa esimese kategooria loomapiinaja. Kohale tulnud Võsa ei leidnud aga eest sadisti, vaid mures maamehe, kes ei teadnud, mida kõigi nende koertega peale hakata. Võsa edastas televisiooni kaudu abipalve. Inimesed, kellel koera on tarvis, tulge ja võtke see Vello Salumaa käest. Kas teil on võimalik endale võtta looma? On teil talle pakkuda sellist head kodu ja andke sellest meile teada? Aitame nendel koertel siis igale ühele oma kodu leida. Kodulõhn on eriline, kodu värv ja maik. Kodu on nimeline, tavaline paik. Sellele üleskutsele vastas koguni 19 inimest, kellest üks soovis suisa 2 koera. Kõigiga lepiti kokku, et koerad antakse üle laupäeval kell 15.00. Reaalsus osutus aga kurvaks. Kokkulepitud ajaks oli koerafarmi kohale tulnud vaid üks inimene, Sakust pärit Vahur Hiiesalu. Ära korda. Ära korda. Ära korda. Oma lukkin. Ära korda. Läheb ta korterisse või oma majja või? Ei, majja läheb, ta jääb nagu väliskoeraks. Ma seepärast võttisin niisuguse koera võtta, mis nagu väljas saab elada. Mul on kogu aeg väliskoerad olnud. On ennem ka koeri olnud, jah? On olnud, jah. Eelmine suri 1,5 aastat tagasi ära. See piiras 10 aastat vastu väga hea koer. Et siis on nagu õige aeg uut looma võtta? Uut võtta, jah. Ikkagi majas on nagu koer on ja siis on ikka nagu lõbusam ja tuleb koju ikka keegi ikka on kohe väravast vastas ja hoiab ja vaatame. Natuke hakkas närveerima natuke. Ära panna. Ja küll mina on ja kõik on korras ja kas siin on tehtud ja küll natuke rähmas, selle pühime ära. Siis aga helistas veel üks koerahuviline, Merike Juhanson Varbola lähistelt, et tema tahaks ka kindlalt koera, kui te julge libedaga kohale sõita. Naisel olla koerale nimigi juba valmis mõeldud, Hato. Ta palus reporteri tiimil koer oma äranägemise järgi välja valida ja talle koju ära tuua. Nii tegimegi. Kohe siia ära saada. On ta ikka isana? Vaata, on küll. Oled sa? Oled. Minu oled. Ja, saba vahel ei. See on kodu, siin on kodukoht. See on kodu, siin on kodukoht. Mis ta nii õnnetu siis nüüd oled? Kardab või? No, et ta stressis. Tule siia. Tule kallikene siia. Ma võtsin sulle juba ponte välja ja... nii. Öelge mulle üht asja. Te olete linna inimesed. Kas kartulit tahate? Ikka tahame. Lähme siia. Mida te praegu? Kuidas uus pereliige siis on umbes niuke nagu sa... Paistab, et läheb südamesse. Tundub, jah? Seekord sai ju see nagu ostetud nagu põrsas kotis, jah? Jah, ma arvan küll. Et kus ta elama hakkab, toas või õues? Nii toas kui õues. Nii, et me hakkame ühtemoodi elama. Ja nüüd oleks vaja vist see väike kutsikas puhtaks pesta, et kuidas see maatingimuses võimalik on, ta väga haiseb kõvasti.
lõhn on küll hirmus. Aga ma loodan täna minna temaga vanni, ega ma ei tea, kuidas see asi mul nüüd korda läheb, seda ma ei tea. No. Võib-olla natukene liiga vara minna temaga täna vanni, võib-olla ta peaks täna lihtsalt ära harjuma minuga ja elamisega ja... See on kodu, siin on kodukoht. See